tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat. Täna ma teen täidetud hakkliha kotletti. Ma olen siin pannud lauale hakkliha 1 kilogrammi. Siis ma olen pannud pool liitrit riivsaia. Siis olen vett pannud 150 milliliitrit ja piima ka 150 milliliitrit. Need ma kallan kokku. Ja siis ma olen keetnud kartuleid, 3 kartulit sellist keskmist või keedetud. Siis on mul sibul 2 tükki, natuke küüslauku ka, küüned juurde pandud. Siis on mul 3 muna, praktiliselt on nad 4 muna, kuna nad on väiksed, näete kui ilusad värvilised nagu pühade munad. Ja siis maitsestan piprasegu, siis tšillipipar. Tšillipipar on näete siin väike hästi. Ja muidugi 1,5 teelusikatäit soola. Ja siis ma panen mannat, panen 1,5 supilusikatäit panen lõpuks sisse. Ja kui ma sibula ajan blenderis läbi, siis ma panen talle törtsu vett ka juurde. Ja lõpuks täidiseks ma panen kuuseriisikat. Siis ma kõigepealt kallan selle riivsaia siia kaussi, segamiskaussi. Ja siia ma panen peale vee ja piiba. Sest see riivsai hakkab siin natukene juba võetakse haisuma. See vedel läks on liiva. Ja ta on juba niiske. Ja siin võtan selle kartulikahvliga ma pigistan siis selle puruks selle keedetud kartuli. Kui oleks toores kartul, täna ma teen keedetud kartulist. Nii. Ja see läheb ka siia sisse. Ja. Kõike jälle kokku siia siirelse manna sisse. Soola võib panna sisse, kõik asjad võib sisse. Pipra. Siin on ka teised maitseained, mitte üksnes pipar. Võtame natuke järgi ka. Tšillipipra paneme sisse. Siis kui ma peenestan natukene väiksemaks, et oleks kergem vendil alustada. Ja muidu ei saaks seda peenestada, kui me ei pane siia vett. Muidu ei teki sellist vedelet massi, sibul ei anna kohe seda vett välja mitte kuidagi. Ma panen selle veegaasi. Siin on üks tugev supilusikatäis vett. Ja nüüd ma panen siia gaasi peale. Ja peab siis hakkama pildi käigus. Ja ongi mul sopi valmis. See paneme nüüd siia sisse. Need käed sisse lüüa. Ja hakata siis seda kõike kokku segama. Seda head tainas, siin on nüüd päris suur kogus. Mida me rohkem seda möllime, seda tainast, seda hakkliha, seda paremaks ta läheb. Võtame ja lööme siia niimoodi sisse ja pidime veel paremini minema. Nii, nüüd ma tagusin seda tainast ja nüüd ta seisab. Maitsed nagu segunevad
ja nüüd ma üritan natukene seda seeni väiksemaks teha. Siin on vedelikku palju. Tegelikult peaks seda natukene ära sõela peale paneme. Seened ma kraadisin kergelt ära, see üleine vesi läks siit ära. Nüüd ma peenestan seda maitse rohelist natukene. Valmime nendest kotlette. On natuke siia va. Katsime ta segamini. Segada. Nii. Nüüd ma üritan võtta siit seda enam-vähem ühesuguse taimna koguse ja panen siia peo peale ja ajan ta laiaks. Ja siis ma panen lihtsalt selle väikse lusikaga neid seeni siia keskele ja keeran ta kokku. Ja nüüd keeran ta kokku. Natuke vedelauitu on mul see tainas. Aga võib-olla saab asja ka. Natuke vedelauitu on. Saime kinni küll otsad. Ja siis saame üle mingisuguse kuju kanda talle. Ja ongi kotlett olemas. Ja panen ta siia nüüd siis siia kaveriga panni peale. No. Kui ta oleks paksem võib-olla, siis oleks ta lihtsam võib-olla. Ma vormin siis selle täisahi läheb juba soojaks. Kaks panitäit sai ja kaust oli. Nii, ahjust tulid välja, pool tundi olid munnad. Ja nüüd vaatan, mis nüüd siis on saanud. Nüüd paistab päris küpsed olema. Maitset ei ole proovinud, kui ma tulinen, et ta jahtub. Siin siis minu teine panitäis kotlette tänasega.